Nii. Nagu me näeme, on aeg ära söönud selle inimese hambad. Et siia saaks nüüd teha mingisugusegi täiendava hambaproteesi või kunsthambad, peame seda hambumust veidikese tõstma. Sest nagu näha, siia nagu ei mahugi midagi vahele. Nüüd tegime lisamodeli, panime siia peale vaha ja nüüd püüame selle vaha abil anda uuesti looduse poolt antud kuju nendele hammastele. Siin on juba premolar on juba modelleeritud, esimene hammas on modelleeritud ja plaanis on nüüd niimoodi, et selle jäljendi abil, millega me valame omal töömudeli, saab arst teha täiendava plombeerimise nendele hammastele, kuna kroonide jaoks nii mõnel inimesel enam ei ole võimalust. No nagu me näeme nüüd, mis on alles ja mida me püüame taastada. Juhul kui see kõrgus on meil nüüd modelleeritud, siis näeme, et siit esihammaste alt just see punkt. Et siin meil on juba ruumi tuua sisse karkass. Nii. Kui me paneme need kokku, siis me näeme, et siin on puutepunkt vahel ja siit ei ole veel võimalik mitte midagi läbi tuua. Nüüd, kui need hambad on kõik siin modelleeritud, siis silun ma nad ära kõigepealt niisuguse kummiga. Surun nagu vaha modelleeringu ilusti siledaks. Selleks, et siit seest neid mälumispindasid ja hambamustert nagu ilusti kenaks saada, sest see kummi ots ei lähe siia vahele. Selle jaoks on võetud silikoon lõigatud kolmnurgaks ja siin nagu näete on niisugused väiksed harjakesed ja nende harjadega poleerime me kõik need visuurid ja hambavahed ilusti siledaks. Nii. Siis paneme selle töö artikulaatorisse ja võtame siit vormi. Nii. No artikulaatoris on ta siis niimoodi nüüd koos. Võtsime selle vormi. Ja nüüd, kui me leiame kena arstitädi või onu, kes paneb meile siia sisse plommimaterjali ja viime selle plommimaterjali siia modeli peale. Mitte modeli peale, vaid hammaste peale, mis suus on. Nii. Siis me saame niisuguse pildi. Ma arvan, et neid võiks isegi ühe kaupa teha, et kui korraga nii palju massi ei taha panna. Aga patsiendile on see, tähendab kokku hammustamise vaev. Ja teine asi on siin hea asi, et kui hamba plommimaterjal siin sees, ta ei saa välist niiskust, ikkagi suus on niiskuse protsent suurem kui meie ümber, sest seal on vedelikud, et siis peaks need plommid siia püsima jääma. Nii kauaks, kui siia midagi kangemat asja välja mõõtakse, kroonid või sillad. Need hambaotsad kuluvad siit praegu selle edasi-tagasi maha võtmisega ära. Siin on meil originaalis näha, et need tipud on kõik ilusti korras ja see vorm annab ka selle tulemuse. Kõik. Nüüd, kui need asjad olid kõik tehtud, siis ma võtan sellest tööst, võtan siit omale töömudeli ja teen
selle töö just täpselt sellesse mõõtu, nii et minu jaoks ei ole tähtis, kas need hambad on siin selle vormi abil ennem või pärast juurde lisatud. Mina saan oma tööd siin edasi teha, et teha siia karkass partiaalproteesile.